Paluksin siia siis inimesed, kes täna peaaegu kõik on juba rääkinud, ainult üks mees ei ole ja ma kutsungi tema esimesena. Ta on küll sõna võtnud. Ilmar Kesselmann. Mina Ilmarit tean selles mõttes hästi, et me käime koos korvpalli mängimas, aga õnneks ma viimased 2 aastat, aitan või? Mine ülesse. 2 aastat pole käinud, aga Raido oli minu asendus, nii et kui sa ise kunagi kuskilt välja astud, siis alati too asendus asemele. Aga Ilmar, muide, kes teab fakti, Erki Noole esimene treener on siin. Ja täna siis Võru valla volikogu liige. Kas sa tahad ise seal olla või tahetakse, et sa oled? Sellega niimoodi... Ei tööta, jah? Töötab või? Te kuulete mind või? Ei, ma tahan öelda lihtsalt seda, et esimene kord ütles Heino Kuusik, et kuule, saad kooli tire, et sa pead kindlasti volikogu liige olema, on ju. 93. aastal. Ja siis ma sain volikogu liikmeks ja hiljem olen ma valimisliidus juba olen kogu aeg osalenud ja on valitud. Suurepärane. Tähendab seda, et oled nõutud ja teed oma asju nagu tegema peab. Aga Raido Ränkel, järgmisena Raido meil korra juba käis rääkimas. Siis palun, no nii, Sandra jõudsid pesus ära käia, tule siia nüüd. Nüüd hakkame siin treenima siin. Nii ja Kristina, näed, mul on nimi ka selgeks saanud. Kristina, õige koha peal rõhk olema. Kristina ja Siim poiss, ole ka hea. Nii, vägev paneel. Ekraan enam ei saa, jah? Ega ei olegi vaja. Kui korra õue vaatasite, siis saite aru, et oleme vales kohas praegu. Õues tuleb olla. Igal juhul mind küll ehmatas ära. Aga ma ise arvan, et seda viimast paneeli selles mõttes on natuke lihtsam teha, et me oleme tegelikult ju sotsialiseerunud. Ja kui olla juba natuke sotsialiseerunud, teha mõni harjutus, sellepärast ma kaasa tegingi, pingutasin kõvasti, et sotsialiseeruda. Et paista treenerile silma. Ma tean, et tegelikult ma ei paindunud väga hästi, ma tean seda, aga ma pingutasin ja see on oluline. Ehk panustad siis panna, kui sa pingutad. Ja proovime siis paneelist teha midagi sellist, kus me üksteist lava pealt alla ei viska, kus me lahendame ära võib-olla mõtete tasandil need probleemid, mida meie teha saame. Me kõike teha ei saa. Vähemalt esimeses paneelis see oli raske teema tegelikult ja ma sain selgelt aru, et ajast tuli puudu. Ja nüüd, ma ei tea, Kennedy tsitaat, kellel on meeles? Mis Kennedy ütles? Missugune Kennedy? John või? John. Või Robert või? Selle sama teema kohta, millest me hakkame rääkima, kas mina või riik, kumb peab panustama siis? Küsi, mis ma saan teha oma maa heaks, vaid küsi ise endalt, mida mina saan oma maa heaks siis teha. Tõepoolest, see teema tegelikult päris hästi nagu läheb sellesse kohta. Ja mina nüüd küsingi täpselt samamoodi teilt. Alustame sealt Siimust ja mõtleks niimoodi, et igal ühel, ka minul, on maksimum korraga 2 minutit. Siis me saame kuidagi nagu mõnusalt kõik rääkida ja räägimegi niimoodi järjest. Nii et Siim, alusta, et kuidas sina tunned, mida sa saad riigi heaks teha. Ja järgmises voorus paneme juba vastupidi. Nii et hakkame siit siis peale. Siim. Mina saan olla ennekõike eeskujuks oma toimetamistega ja kindlasti positiivseks eeskujuks. Ja õpetaja vaatevinklist ma tunnen, et mul on tegelikult päris suur vastutus. Ehk siis mul on tegelikult võimalik mõjutada noorte liikumisaktiivsuse tekkimisel või siis teistpidi ma saan selle ära kustutada. Et kui seda piisavalt kavalalt ja huvitavalt teha, siis on sellel tegelikult päris suur kandepind, et kui me mõtleme sealt edasi, et see liikumisnakkuskordaja läheb edasi, et kui see Marko saab sealt selle pisiku näiteks sulgpalli hakata mängima, siis Markol tulevad kunagi lapsed, kes on samamoodi kasvanud peres, kus tegeletakse sulgpalli ja spordiga üleüldiselt, ehk siis see kandub tegelikult põlvest põlve. Ja see on täpselt see minu kui õpetaja ja inimese roll ühiskonnas võimalikult ägedaks teha, et meil kasvaks peale pered, kes siis naudivad liikumist ja kui nad on keskeakriisis seal saunalaval, siis nad saavad öelda, et näed, mul oli äge õps
ja tutvustas mulle erinevaid spordialasid ja näed, nüüd ma sellepärast olen jõudnud siia, kus ma praegu olen. Et see on siuke väike mu enda salamissioon ka. Mis ma saan teha oma riigi jaoks, et ma arvan, et ma alustan iseendast, ma võtan vastutuse iseenda tervise eest ja selle tarbeks siis magan hästi, liigun hästi, toitun hästi, panustan oma vaimsesse tervisesse, vaimsesse arengusse ja selle läbi, kui ma olen enda eest vastutanud, mul tekib võimekus ka jagada teistele, eks ole, et kui omad asju on täis, siis on võimalik ka teistele jagada ja ma arvan, et ma saan tagasi anda just läbi teadmiste, et riik on minu teadmistesse väga palju panustanud, Eesti riik küll vähem kui Saksa riik, aga üks Euroopa Liit kõik. Ja nüüd on aeg vastu anda, et jagada neid teadmisi, et inimestel tõuseks veel suurem teadlikkus ja motivatsioon läbi selle, teha tarku otsuseid. Ja ma võibolla, kus see hääl jäi sinna trennisaali. Aga ma võibolla jätkan siit, et mina olen väga suure osa oma elust töötanud treenerina. Ja tegin rühmatrenne, tegin personaaltrenne, olin lastetreener ja ma pean tunnistama, et mul oli väga suur šokk, kui ma oma treenerameti lõpetasin, et ma sain aru, et kõikidel inimestel ei meeldigi liikuda või kas neil ei meeldigi teha trenni, et ma olin elanud nagu mingis omas mullis selles arusaamises, et see lihtsalt, see on ju loogiline, et inimesed käivad, nad tulevad oma vabast ajast, nad ei tee seda kohustusega ja kui ma sealt välja tulin, siis tõesti, ma olin ikka, ma mõtlesin, et mulle mingi roosad prillid kukkusid eest ära. Et võibolla see tõesti see, et mida mina ise saan teha, on lihtsalt olla realist ja tunnistada, et ma saan teha täpselt nii palju, kui ma praegu teen, kui võibolla mõjutada oma lähedasi, oma sõpru, oma õelapsi näiteks selle positiivselt mõjutada siis liikumise suunas ja kõik see, mis tuleb sealt lisaks, on ainult ekstra. Sest et tegelikult ju kui mina saan sinu trenni, sina võibolla kutsud kellegi teise trenni, siis tegelikult see mõju on ju väga-väga suur. Aga kui ma hakkan ainult keskenduma sellele, et peaks veel tegema, siis ajad ennast hulluks sellega. Nii et kokkuvõttes näha küll suurt pilti, aga alustada väikestest sammudest. Ma võibolla läheneks korraks teistmoodi, et mida mina riigi jaoks saan teha. Üks suur asi, mida ma riigi jaoks teinud ma olen üritanud seda iivet tõsta. Aga kahjuks ainult minust ei piisa siin, et meid eestlasi oleks ka tulevikus sama palju, et me ei hääbuks rahvusena. Aga sportlasena olen ma kindlasti paljudele väikestele spordipoistele ja tüdrukutele olnud eeskujuks. Et isegi kui ma see aasta mõnel noortesarja etapil nüüd siis ainult lapsevanemana kaasas käisin, siis nii mõnigi noor tahtis veel pilti teha, et ikkagi mäletatakse mind. Et ühesõnaga oma sportlastega olen ma võibolla mõnele eeskujuks või etaloniks, et seda liikumisharrastust edendada. Tahan öelda seda, et 1965. aastast saadik olen ma liikumises. See oli siis 3. klassis, kui me käisime Viluste koolis, on ju. Ja seda liikumist oleme edasanud ka oma 4 lapsele, kes on ka kõik eluaeg tegelenud liikumisega. Ja kui ma sattusin Partsepa kooli, siis 30 aastat sai seal koolis olla koolijuht, aga mitte juht sõna otseses mõttes, vaid lihtsalt olla eestvedaja. Ja nii koolielu tervikuna kui ka spordialane liikumine, mis Partsepa mail on toimunud, on suurepärane olnud ja volikogu liikmena olen ma püüdnud absoluutselt kõiki selliseid momente ellu viia, mis aitavad paikkonda lastesõimede, lasteaedade, koolide juurde teha selliseid korralikke spordiobjekte, mis lasevad kõikidel seal osaleda ja kaasa teha. Nii et minu jaoks liikumine on elu. Teist varianti ei ole.
Väga hea, aga üks mees esimesse paneeli jäi töötõttu hiljaks ja ma küsin ka Väino käest, Väino arvamust. Ma otsin oma tegelase üles. Ma väga vabandan, minu nimi on Väino Marjak. Ma olen Võrumaal üle 20 aasta tegutsenud. Vanasti ta kutsuti Invaspordiks, kui me alustasime. Nüüd on tal nime nagu muutunud, nüüd kutsutakse meid nagu parasportlasteks. Nii et võrreldes eelmise sajandiga ratastoolis inimesed, kui liikusid tänavad, siis vaadati nagu kõrvalt, et mis asja ta siin koperdab. Ja tänapäeval on juba ratastoolis inimesed jõudnud ju väga kaugele paraolümpiamängudele ja Eestis on ka paraolümpiamängudel inimesi olnud ja on võitnud medaleid ja ikka väga palju medaleid. Et seda ei saa me öelda, et parasport meil ei toimi. Parasport toimib hästi. Mina olen nagu Võrumaal see eestvedaja, pean neid võistlusi, korraldan ise igakuiliselt praktiliselt. Ma ei tea nüüd. Maikuu on see täpsusorienteerimine, nii et Ilmar lubasid tulla, nii et vaata, et sa oled kohal. See täpsusorienteerimine ei ole nagu selline füüsiliselt sellist pingutust, seal on lihtsalt astume mööda kõnniteed ja vaatame, kus need märgid on ja märgime üles ja tuleme tagasi. Tund-poolteist oleme looduses ja pärast tuleme hea meel ja saad võitja karika ka võib-olla kaela, mine tea. Nii et mis riigi jaoks või? Mis sul oli siin? Aga riigi jaoks, et me oleme olemas. Ma olen 20 aastat seda asja. Kui mul see õnnetus, kui ma lähen kaugemale, kui mul see õnnetus juhtus ja ma olin 9 kuud Võru haiglas seal voodis pikali maas, mõtlesin, mis asja ma teen. Mu elu on läbi, mul ei mitte midagi teha. Ja siis tuli üks vend sinna, kes need olid konsiiliumis. Ma ei tea, palju neid arste seal oli ukse peal ja siis üks ma kuulsin ära, see üks ütles, et see mees jääb eluks ajaks ratastooli. Ma mõtlesin, et toho kuri või, kas tõesti jääd ratastooli. Ja olgugi, et mul see jalg oli veel opereerimata, see ripendas. Ja see oli mul lahtine luumursi. Ja ronisin ratastooli ja läksin alla trennissaali. Ja ma peale seda, kui me selle opera tehti, uus puura liiges saadi, peale seda ma ei ole kordagi ratastoolis istunud. Nii et selle mehe jutt, head ta ütles niimoodi. Nii et aitäh temale. Ma olen nüüd siin. Ja nii, aitäh. Aga nüüd lähme siis tagurpidi tagasi ja hakkame rääkima seda, mida me ootame siis riigilt. Või kuidas teie näete ise seda, et mis peaks olema riigi panus ja kuidas see siis peaks väljenduma niimoodi, et isik, riik ja tegelikult me räägime ju rahvast ja rahvarahast. Riik, seal on meie on ju. Et kui me tahame midagi teha, siis me teemegi ja kui on võimalik riigi käest raha juurde küsida ja kui ta näeb, et see, mille jaoks küsitakse, on õige ja hea ja vajalik, siis ma loodan, et ta seda kannab, on ju. Aga me peame tegelikult kõigepealt ise hakkama saama. Me peame ise tahtma ja ka, ma olen 100% veendunud, et tegelikult meie kogukonnad, mis ümberringi on, need on väga tublid, on ju, nad on väga asjalikud, nad on väga toimekad ja nad oskavad ka öelda, missugust abi ja missugust hoolt nad nagu küsiksid ka kohaliku omavalitsuse käest. Ja kohalik omavalitsus on neid igal juhul toetanud. Nii palju, kui on vähegi võimalik. Nii palju, kui raha on ja kui raha ei ole, siis anname märku, et teeme kuidagi teistmoodi, aga me teeme ära need asjad kõik, mis vaja teha on.
kahjuks see kõik pöördub sinna raha poole alati, et neid spordirajatisi, mida oleks juurde vaja, mis on näiteks Tallinnas vehklemise saal, mis on aastast ma ei tea mis, et võiks olla uus, ammu nad ootavad seda. Et tegelikult kahjuks jääb väga palju raha taha, aga ma usun, et kui me tahame, siis me saame ikkagi selle liikuvuse ära teha, mis meil eesmärk on, et selles suhtes riigi taha ei jää seal midagi, et me ise peame eeskõik tahtma liikuda ja kui riigil on võimalus, siis ta saab lihtsalt seda keskkonda paremaks muuta. Et noh, ma ootan, et võib-olla maapiirkonda tuleks võib-olla, kas just öelda rahalaevasid, aga võib-olla natukese rohkem toetust, et linnas on niikuinii kohustuslik erinevad kergliiklusteed asjad, et inimestel on hea liikuda ühest linna otsast teise. Aga kahjuks maapiirkondadesse seda raha nii palju ei jätku, et ma saaks ühest linna otsast võib-olla järgmisesse lähedal asuvasse külla sõita ohutult, rattaga joosta, lapsevankriga minna. Et neid tihedamini asustatud alasid ühendavaid teid võiks olla kindlasti rohkem. Sandra. Ilmar võttis minu mõtte ka mitte nagu ära, aga ma lähen sealt edasi, et tõesti, et kuidas, kui palju alguses mõelda selle peale, et mis see riik üldse on, et väga tihti mõeldakse, et riik on poliitikud ja see, mis toimub Tallinnas, aga tõesti, minu jaoks on ka riik me kõik, et me igaüks ju teeme selle riigi ja mis ma mõtlesin, et muidugi me võime minna selleni, et raha on vähe ja alati võiks seda rohkem olla, aga minu arust see kõige olulisem valuuta, mis meil on entusiasm ja ma jätkuvalt usun seda, et terve see maailm seisabki praktiliselt ainult entusiasmi peal üleval, et kui inimesed teeksid ainult asju raha pärast, siis ei saaks mitte midagi tehtud. Ja ma arvan, ma näen ka täna siin ruumis palju inimesi, kes teevadki asju suurest entusiasmist ja võib-olla ei saagi selles nagu palju palka. Lihtsalt palun puhake vahepeal, et ei kulutaks ennast läbi, sest et riigil on teid vaja. Kristina, kuidas me saame siis niimoodi, et riik panustab? Mida sina sooviks? Jah, ma kajan ka seda tõde, et riik oleme meie, aga mida mina tahan, on see, mida ma ka oma ettekandes ütlesin, et me peame nägema teatud asju kui investeeringuid, mitte kui kulusid. Et see on täna tõsi nii teaduses, teadust vaadeldakse kui suurt kulu, kuigi see on ainuke, mis loob aluse innovatsiooniks, eks ole. See on investeering ja samamoodi inimeste tervis on investeering, mitte kulu. Aga sellele vaatamata, kui ma ei eksi, siis täna näiteks Tervisekassa eelarvest läheb 97% ravile, 3% läheb ennetusele. Ja tegelikult me näeme, et liikumisel on nii suur mõju, eks ole, haiguste ennetamisel, et kusagil pealt seal see paradigma nagu muutus toimuma, aga selleks me vajamegi tegelikult huvikaitset ja sellist ühiskonna nagu teadlikkust ja survet, et tõesti meie hoolime seda ja tegelikult keegi peab selle töö ära tegema, et kaitsma neid huve ja suunama seda, mida rahvas tahab. Siim. Aitäh. Lihtne on öelda, et tehke meile see suurem Kossu saal, et siis meil on need Euroliiga mängud seal kõik ja kõik see kamma ja et ega seda endise siis Saku Suurhalli miinust ikka lapiti ka 10 aastaid ja lõpuks oli sinna vaja ühte geniaalset meest, kes selle kuidagi plussi pani tootma, eks ju. Et peame natuke vaatama seda ka, et kui suur riik me üldse oleme ja 20 aastat tagasi, kui ma tegelesin veel murdmaasuusatamisega, siis oli siuke olukord, et kunstlund umbes sai Otepääl toota ja vist oli mingi koht veel kuskil. Praegu on igal noortekeskusel ka juba lumekahurid ja on olemas ka nüüd nende ATV-de taga need suured rullikud, ehk siis nüüd suusaradu saab ka juba Tallinnas on need, jumal teab, neimid, igal pool on keegi need sisse ajanud, eks ju. Et see infra on tegelikult nagu meeletu arengu, eks ju. Ja neid asju on veel, kergliiklusteed,
neid polnudki kuskil praktiliselt, on ju. Nüüd on need tegelikult, et me oleme tegelikult ikkagi olnud päris heas arengus, et ma ei süüdistaks võib-olla riiki, sest et kui me vaatame, mis asi on tehtud Käärikule, see on nagu ulme tegelikult ja sama, mis on Otepääl, on ju. Et natukene me peame neid asju koha vaatama selle pilguga, et tegelikult on loodud väga head tingimused, aga kas me oleme piisavalt riigina võib-olla panustanud nendesse inimestesse, et me päris palju ikka vaatame treenerite osas alati sinna väljapoole. Kogu aeg eelistame neid välistreenerid, et siis hakkavad tulema medalid. Aga tegelikult on ju meil olemas siin samas need tüübid olemas, aga kas me anname neile alati ka võimalus eksida ja nii edasi, eks ju. Et see on võib-olla üks kõige suuremaid vajakajäämisi minu silmis. Aitäh. Jah, laskesuustamine hea näide, 10 aastaga 7 treenerit vist, jah. Üle poolte välismaalased ja ikka ei sobi. Nii et viimane mees sattus haiglasse. Nii raske on Eesti koondis treenida. Aga ma tooks omalt poolt ka ühe näite. Mul nii palju ei ole, ma unastan nagu Raido, aga ma püüan ka kuskil miinimumi ära teha, et mul on 2 last ja ma olen teinud nagu enda jaoks nad nii hästi, et üks on siis täna 17 ja juba hakkab lendama vaikselt ja teine on siis 2,6, et kogu möll jääks uuesti lahti. Ja siis ma vaatan oma pilguga siis, kuna ma kasutan ka siis taas neid areaale lapse puhul, näen, käin ja kui natukene, ütleme, et kehvem ilm väljas, natukene, pilves on ja võib-olla natuke jahedam ka. Siin oli üks nädalaga tagasi üks laupäev ja siis ma Aroniga lähen siis ja käime umbes 4. mänguplatsil, mis on linna poolt ehitatud, Tartust räägin. Ja päris ausalt mõtlen, ma nägin ühte tüdrukut seal veel, ehk et tegelikult kui on väga ilus ilm, siis ma näen sebimist ja möllu palju, siis ma alati mõtlen, et ilm määrab tegelikult rohkem kui võib-olla su enda nagu tahe või ehk tegelikult, kus need lapsed on, tubases olus on ju. Ehk et sa ei saa seda värsket õhku, sa ei saa liikuvust ja nüüd tavaliselt seal siseruumis sa vedad aega kuskil, mis viib meid jälle sellest liikumisest kaugemale. Ehk et me kas kardame või midagi on valesti, iseenesest infra on olemas. Et seda ma olen mitu korda testinud ja ma tegin oktoobrist kuni novembrini sama testi ja põhimõtteliselt edetabel jääb samaks. Teine näide siis tütre pealt, kes sai siis sisse, pingeline aeg olid need gümnaasiumeksamid ehk siis sisse saada. Ma ütlesin, et spordimehena ma ütlesin, et kui sa tahad saada sellesse kooli, ta tahtis kindlasti saada Jaan Poeskasse. See oli ta esimene valik ja siis midagi veel. Ma ütlesin, spordis on niimoodi, et sa pead tegema kõigepealt kontrollstardid. Et mine pane 21-sse, mine pane sinna Inglise kolledžisse, võta endale, ütleme, rasked asjad. Siis Noora läks. Sai sellised, kusjuures kutsuti isegi vestlusele, mis oli üllatav ja ta teadis, et tal on mingid nõrgad kohad, aga tal oli seal aega 3 kuud umbes seal toimetada. Ennem seda ta sai aru, et kõik on tema kätes. Ma ütlesin, millega, või nagu ma riigilt küsin, et riik küsib minult, Margus, millega ma saan sind aidata. Ma ütlesin, et Noora, mis sul kõige nõrgem aine? Matemaatika. Leidsin ühe tudengi, kes oskab matet hästi, iga nädal hakkasid tegema. Lõpuks ta tegi riigieksam 97 mates, mis oli tal kõige nõrgem. Ülejäänud oli tal sai Poeskasse sisse, Võrus käis ka, Võrru sai ka sisse. Ehk et mina kasutasin lihtsalt spordimehelt laenatud mõtet, tee kontrollstardid. Ja ta läks, ta oli oluliselt enesekindlam, mis ta sai sellega juurde. Ja nüüd, kui jõudis 2 kuud seal käia, mingis mõttes pettumus, liiga raske. 40 õpilast, 5 klassi. Unistuste kooli läks ju. Ma ütlesin, et kui sa lõpuks satud sinna, kui sa tahad jõuda, sealt see hämming, mis tagasi võib peegelduda, võib olla sinu jaoks nagu, ütleme, et hävitav või tagasilöök. Nüüd sa pead uuesti hakkama endalt nõudma. Ja kui oli siis vestlusi peetakse seal enam õpetajad ei ole, nüüd on mentorid, klassijuhatajad ei ole, nüüd on mentorid. Ja väga tore vestlus ja siis tema küsis, et mida kool saaks teha. Ma ütlesin, et minu jaoks on ainus eesmärk, et laps jääks vaimselt ja füüsiliselt terveks, kui ta siit gümnaasiumist ära läheb. Ehk et ma nõuan seda endalt lapsevanemana ja koolist samamoodi. Mind tegelikult ka ei huvita, kui tubli seal on, peaasi, et ta läbi läheks, aga et ta pärast tahaks ka edasi õppima minna. See oli nagu siis minu panuse mõte ja siis riigi panuse mõte oma laste peal. Nii, aga siit peaks edasi minema ja läheks edasi niimoodi, et Sirli istub seal ja Sirli on Eesti kaitseväes täna ehk Kuperjanovi pataljonis ja spordiinstruktor on nii. Nüüd, kui me oleme päris palju rääkinud siin riigist ja asjadest aga kuidagi saab mingeid asju mõõta. Täna ma sõitsin siia poole ja mõtlesin, et võiks visata sellise teema, kus me saame siis hakata mõtlema selle peale, kes või mis
või kus jäetakse panus panemata. Ja need numbrid, mida ma teile praegu toon, mis on tegelikult kontrollitud numbrid, on minu jaoks ehmatavad. Eriti peale seda, kui ma seda 23. aasta Kultuuriministeeriumi mingid väga värvilist kokkuvõtet lugesin ja soovitan teil kõigil seda lugeda, kui hästi kõik on. Ja helistasin siis Mikk Sarikule, kes on siis Eesti Kaitseväes, siis Kaitseväe spordijuht, on nii. Ehk neil tulevad siis andmed, kus noormehed tulevad aega teenima. Ja umbes 4.-5. päeval tehakse Kaitseväe üldtest. See on natuke, NATO testist ka teame, aga põhimõtteliselt kätekõverdus 2 minuti jooksul, kõhulihas 2 minuti jooksul ja 3,2 kilomeetrit jooksu. Ja need numbrid, mida nad ära peaks tegema, et läbida test, on kätekõverdusi 40, kõhtu 40 ja 3,2 kilomeetrit natuke alla 16 minuti. No tegelikult ei ole see kõrge. 576 noormeest, 18-21 enamasti. Ja teate, mis tulemused olid? Mis te arvate? 90% kukkus läbi, ma pakun. Läbi kukkus 85%, ehk selle läbis 60 pluss meest, ehk see on umbes 15%. Ja siis ma ise mõtlesin selle värvilise teksti peale. Ja ma tõesti mõtlen samamoodi, kuidas on see võimalik? Kuidas on see võimalik? Ja Sirts on minuga nõus, ega neid numbreid, mida ma siin praegu räägin, võib-olla ma homme, täna on aeg, uksele ei koputata, aga nendest väga palju ei taheta rääkida. Sest põhjus on väga lihtne, vaadake, mis ajal me elame. Covid, 3 aastat kõrvalsõda. Fakt on selles, et sõdur, kes tuleb aega teenima, on noorte aeg, 12 nädalat. 12 nädalat, see on tegelikult väljaõppeaeg. Ehk et seal antakse baasõppekursused sõdurile. Nüüd me ei saa sinna õppe juurde minna. Me peame hakkama treenimisega tegelema, sest see füüsiline tase ju häirib, me siin oleme rääkinud täna, see häirib ju kõike. Ja see protsent on lihtsalt nii madal, kes sealt läbi saab. See on hämmastav. Ja nüüd järgmine test tehakse peaaegu vist 11. nädalal või? 12. Nii palju siis kaitsevägi või need instruktorid saavad teha, et see läbivusprotsent tõuseb umbes 40. Umbes 40. No nüüd võtame selle teema ja mõtleme selle peale, kus ja mida jääb tegemata, et me oleme jõudnud täna sellisesse kohta. See on minu jaoks hämming. Kas ma võin alustada või? Ma tahaks öelda niimoodi, et laps on perepeegel. Ja lapse tegevus sõltub täielikult sellest, ma usun vähemalt, ka liikumise mõttes, et mida peres tehakse, kuidas peres tehakse ja mida seal peres tehakse. Kui ema, isa on aktiivsed ja liikuvad inimesed ja näitavad elava eeskujuga lapsele ette, siis sealt midagi ka tuleb, on ju. Raido on ehe näide, on ju. Ja ma olen ka natuke ehe näide oma 4 lapse näol. Mul on õudselt hea meel selle üle. Ja kui ma mõtlen ka kooliaja peale, kui ma koolis olin, siis tegelikult, andke andeks, püüti ja prooviti kehalised tunnist eemale viilida erinevatel põhjustel. Aga see kõik on ju minu tervis. See olen mina, kas ma olen terve või ma olen haige. Kas ma suudan, oskan, saan ja tahan. Nii et perekond ja mina ise ka peavad väga tähtsalt rolli mängima selles asjas. Ja 100% nõus ja ühe fakti veel igaks juhuks toon, et ennem kui kaasrääkijad saavad rääkima hakata, et tegelikult ei olnud isegi probleemi selles, et kõhu, seal on niimoodi, et sellest 3 asjast, kui sa ühest läbi kukud, siis sa oled põrunud testi. Et see ei ole päris nagu 1-1, aga saadi hakkama tegelikult rohkem, protsent on kõrgem, kõht ja kätekõverdused. Mis on väga suur probleem, on see sama 3,2 kilomeetrit. Seal nagu põrutakse täiega, ehk see on see sama liikumine, millest me siin oleme palju rääkinud. Ehk et me oleme väga palju tubasemaks muutunud, jõusaalides rohkem, et me saame mingid asjad tehtud. Et see oli lihtsalt nüüd järgmisele kõnele veel mõte edasi. Ma usun, et üks osa sellest on ka, et millised on tänapäeva inimeste eesmärgid. Ma teeksin ühe testi, et kui paljud täna teist on saanud sellest asjast üldse kasu siin? Tõske käsi üles, parem käsi. Nüüd vaadake, hoidke oma paremat kätt üleval. Nüüd vaadake, miks teil see käsi siin on? Miks teil siin ei ole? Miks teil eesmärgid nii madalad on? See on nõksuga küsimus. Nojah, aga inimene on harjunud tõstma võimalikult mugavalt. Nii.
aga kui me tõstame nii, siis meie eesmärgid on ka kõrgemad. Meil oli sama teema ühes teises, ma korraks lihtsalt teine asi, et teenindussektor, et tegelikult ülihead teenindust on Eestis või üldse arvestatakse umbes 5%. Ehk siis praegu, et me olime seda keskmist teenindust on kuskil 75 ja ütleme, seda kehva on siis mingi 20 seal peale. Et tõesõnaga me olime keskmikud, kes kõik niimoodi tõstsid käe. Et järgmine kord ikka tõstame käe üles, see on lihtne tegevus, et seame omale kõrgemad eesmärgid. Aga tulles selle teema juurde tagasi, siis ma usun ka, et kõige suurem eeskuju saab olla oma lastele pere. Ema, isa, vanaema, vanaisa, õed, vennad. Et selles suhtes ma usun, et sealt hakkab see pihta, et nii-öelda, kui sul vanemad aktiivsed ei ole, siis tihti lugu seesama nooruk. Tal ei teki huvi, tal ei ole kuskilt välja vaateid millegagi tegeleda. Muidugi ka, mida ma olen kuulnud, et tänapäeval nüüd koolides kehalist kasvatust on natukese vähem. Vanasti oli seda oluliselt rohkem ja ideaalis võiksid need olla vähemalt 2 tundi järjest, mitte 1 tund, et õpilased tulevad tundi, vahetavad riided, juba on tegelikult võib-olla 5 minutit tund peal olnud ja kuna järgmine tund pressib ka peale, siis õpetaja lihtsalt peab laskma nad varem ära. Et ma arvan, et mingit süsteemi tuleks seal ka muuta. Sandra, see teema. Ja ma lihtsalt mõtlen, et huvitavad, kuidas siit edasi minna, et mitte nagu duubeldada teid. Et mul on hästi keeruline, kuigi, ma olen korraks tagasi, et mina olen ka sportlikust perest. Et minu isa on olnud terve elu sportlik, minu ema on terve elu sportlik olnud. Ja mul on hästi raske mõista, miks inimestel ei meeldi liikuda. Küll aga ma ise mõtlen ka, et mul on olnud sellised perioodi oma elus, kus ongi vaimselt väga keeruline. Ja ma ei taha minna, paar aastat tagasi oli täpselt selline periood, kus ma arvan, ma tegin aasta jooksul kokku 10 korda trenni. Ma lihtsalt ei tahtnud, mul oli vaimselt oli nii rusuv olla, et ma lihtsalt, oli lihtsalt selline periood, lihtsalt ei suutnud minna. Ja ma olen nüüd seda analüüsinud ja püüdnud aru saada, et miks see niimoodi oli, et ma mõistan, miks see nii juhtus. Sellesse nagu sügavamalt sisse ei lähe, et ma mõistan ka neid inimesi tegelikult mingis mõttes, kes ei käi, kes ei liigu. Sest et neil ei ole seda, ma astun korra samma tagasi, et miks ma sealt välja tulin, on see, et mul on lihtsalt harjumus seda teha. Ja see harjumus on tekkinud mul pika aja jooksul. Natukese sundimisega, ma pean tunnistama, kuna mina isa oli samamoodi koolidirektor Rõuges, siis mina pidin käima kõikidel võistlustel, sest et ma ei saanud midagi vastu öelda. Oli vaja ujuma minna, ma läksin ujuma, oli vaja korvpalli võistlustele minna, Sandra läheb. Praegu ma olen jube tänulik selle eest, sest et see natuke sellest sundimist ja distsipliini oli mul vaja. Ja ma tõesti, ma võib-olla hammustan või lasen endale jalga sellega, kui ma seda ütlen, et ma arvan, et tegelikult tuleb ka lapsi natuke sundida, et nad õpiksid pingutama, sest kui sa ei õpi pingutama, siis kust sul see harjumus tuleb. Ja tihti hakatakse harjumustega selliste trenni ja selle poolega tegelema siis, kui asjad on juba halvasti, aga see on hügieen. See on just midagi, mida sa peaksid nagu kas või vähehaaval tegema kogu aeg, selleks, et kui läheb raskeks, siis sul on see harjumus seda teha. Ma nüüd täpselt tea, kuidas ma siia jõudsin oma mõttega. Aga ma annan Kristina sulle ka, äkki tuleb see päris mõte ka meelde, mis ma päriselt tahtsin öelda. Ja enne Kristina, et vaata see Sandra, mis sa sisse praegu tõid, väga hea, et sina tõid, et mina ei toonud seda, aga kinnistes ringides, siis loomulikult miks me sinna oleme jõudnud, ehk kaitsevägi on sellega ka pidanud tegelema. Ja siin tekib tegelikult tohutu vastuolu. Seesama kool, millest sa just rääkisid. Distsipliin, sundimine. Sa oled täna läbinud kõik asjad koolis, kui sa paned ketsid jalga ja dressid jalga. Aga keegi ei nõua sult tulemust. Nüüd, mina lihtsalt tahangi öelda, et see läbimine, aga nüüd on koht, kust on võimalik seda mõõta. Ehk et kas me julgeme üldse täna kellegi konflikti minna, kes ütleb ülevalt poolt, et sõbrad, aga vaadake, mis materjal mul on. Kuidas ma siit edasi, Kristina? Äkki oskad parandada? No ma kindlasti ei läheks nii kaugele, et ma ülistaks seda nii-öelda vana süsteemi, sest me teame, et see ei olnud väga optimaalne süsteem väga suurele hulgale noortele. Aga ma arvan, et see, mida me oleme seni arutanud, ei ole jõudnud tuumikpõhjuseni.
Et me võime rääkida sellest, et eeskujusid ei ole. Okei, vanasti oli, aga see ei ole põhjus. Miks nad olid? Miks oli vanasti peredes suurem eeskuju? Et mis see tegelik juurpõhjus oli, miks inimesed, miks lapsevanemad olid eeskujulikumad eeskujud, sest lapsevanemad ise liikusid rohkem, on ju? Ja mina arvan, et see suurem nagu juurpõhjus seal taga on ikkagi see, et meie ühiskond on nii palju muutunud. Me elame mugavusühiskonnas, kus nagu eesmärk ongi saada kõike hästi lihtsalt. Ja seeläbi meil hääbuvad need eeskujud, eks ole, see on see sama, et diivanilt saad kõik koju kätte tellida. Ja mind endiselt nagu täiega hämmastab see, kui ma jälgin, eks ole, innovatsioonimaastikku. Meie arusaam tippinnovatsioonist on see, et mis meie elu kõige lihtsamaks teeb. Meie Eesti oma tippsaavutus on Bolt või jumal teab mis asi, mis mulle kõik koju kätte toob. See on meie arusaam tänapäeval kogu maailma tehnoloogilise võimekuse juures, see on asi, mille poole püüelda. Et nagu ma pigem nagu tõstataks selle küsimuse, et kuidas me saaksime nagu astuda tagasi sellest mugavus, kuidas öelda, ühiskonnast, mis on ilmselgelt meile karuteene teinud. Ja siin on, ma arvan, väga suur roll sellel tehnoloogial, sõltuvust tekitavatel nutiseadmetel, mis pakuvad nii palju alternatiivseid viise, kuidas mitte midagi teha päev otsa. Ja siis nagu selle kaugem väljendus tehisaru, mis on ka lisaks see, et enam mõtlema ka ei pea. Et ma arvan, et me ei leia neid, et nagu need lapsevanemad ei ole halvemad eeskujud, vaid lapsevanemad on samasuguses nõiaringis kinni nagu meie noored tänapäeval. Ja väga hea, Kristina, väga hea. Selles mõttes, et tegelikult me vaikselt ju mingites koolides, no ma mõtlen, et me loeme nagu mingeid hetki või mina vähemalt vaatan ja mõtlen kaasa lihtsalt, et ma tihti ei räägigi kõva häälega, vaid ise mõtlen, et aga tihti juba hakatakse seda vaikselt õhkuma, ehk neid nutiseadmeid koolist välja ja nii edasi. Ja mitte ainult Eestis, vaid vaatame maailma, Austraalia, Hiina isegi, need näiteks on need vist mingisugused mängud, mis Hiinas on niimoodi, et ainult riigipühadel või laupäeval saad mängida, lastakse vabaks nagu tund aega umbes seda, et mingid suured riigid on aru saanud ja tegelikult ikkagi läheb käsumeetodil ja ei ole see mugavus see, et ise valin, ise teen. Nii et jätkame edasi. Ole hea. Sügisel tuleb siuke vahva telesaade nagu Tippvormis. Salvestasime esimese saate ära, kus me siis praakisime välja, see on NATO testi neile. Praakisime välja sealt 5 kõige kehvemat sükest noorukit, kes on ajateenistusse minemas ja siis 5 sellist reservväelast. Ja sinna registreeris 100 inimest ja kohale tuli 30, sest et laupäeval oli tegelikult siuke ilm, ma vaatasin ise ka, et nagu päriselt ka kuradi ilmada, et nüüd paad selle nagu ka veel, eks ju. Kõik talveriided otsisin kuskilt üles soojad, kindlad, kõik puff, kõik asjad, me niimoodi, come on, thanks. Tuli 30 tükki kohale, tegelikult see, kes tuli, oli päris okeid vennad olid, aga see oli üks huvitav tähelepanek, et üks tüüp jooksutest, ta ei mul ennem juba silma, kui ta kõhulihased tegi, siuke, ta nägi välja siuke habetund, hea õlleka sees ja täpselt siuke, et kunagi tegin sporti, aga nüüd on 2 last ja see on hea põhjus, miks sa ammu pole liikunud. Ja kui jooksutest oli, siis ta kuskilt, me jooksime siukse väikse statka ringi peal, need oli vaja 16 ringi uhada seal ja kuskil 10. ringil oli näha, et enam ei jookse, vaid ta kõnnib ja ma läksin taga lihtsalt kaasa jalutama, rääkima üldse, mis mees ta on ja mis ta teeb. Ja siis ma küsisin üks hetk, ta tõi jutuks selle, et tahab nagu kaitseväkke tööle minna. Ja ma küsisin, et kus sa siis praegu töötad? Ma käin 11. klassis. Siis me, vabandust. Lihtsalt, et sa näed nagu natuke vanem välja. Ja seal oli veel üks meesterahvas, kelle käest ma küsisin, et kuidas sul siis Vene ajateenistusesse kõik oli. Ja siis ta küsis mu käest, et kui vanaks sa mind pead. Tuli välja, et ta on must 4 aastat noorem, aga nägi jälle välja siuke, et nagu 300 oleks üle elanud. Et lihtsalt see nagu mõjutab nii palju tegelikult see füüsiline aktiivsus ka seda väljanägemist ja Raido puudutas just huvitavat teemat seda, et liikumistunde võiks olla rohkem. Võiks olla küll, aga selle õpetaja koormus lihtsalt läheb nii suureks, on üks asi. Teine asi see, et sõbrad, mul oli koolitus liikumisõpetajatele
ja mul tulid osad, 2 venda tulid õlled näpus sinna, see oli aktiivne koolitus, kõik õppisid. 30 õpetajast, kes ühes grupis oli, tegi 8 tükki kaasa. Et kui meil sellise nigela tasemega õpetajad hakkaks tegema 4 tundi nädalas, siis meil see liikumisaktiivsus kardan läheks natukene veel halvemaks lihtsalt, eks. Ja miks mina pooldan just, ma olen nagu õppejuhtide ja direktoritega maadelnud selle nimel, et ära pane mulle jumala ees 2 tundi järjest, vaid kui see tund on neile ainuke võimalus üldse liikuda, siis sellise järjepidevuse parandamiseks on just see hea, et tal on see 1 tund ära, siis on päev või 2 vahet ja siis ta teeb uue tunni, on ju. Et kui ma panen talle selle suure pika vorsti, kus ta ei pea vastu, on ju, siis see on samamoodi, see tekitab sellist pahameelt jälle, on ju, et ta ei taha seal liikuda ja ma olen täiega nõus, et me oleme pannud tehnoloogiasse 100 000 kordi raha rohkem, kui me oleme pannud vähiravisse ja endiselt meil ei ole olemas, me suudame juba südant nagu panna ühelt kehalt teisele põhimõtteliselt, aga meil ei ole olemas ikka veel vähi vastu näiteks ravimit, on ju. Et ja me näemegi meeletult vaeva selle kõige olulisema asja vastu, et kõik asjad oleks võimalik kuidagi mugavalt ära teha ja see ongi kuidagi ühiskondlik selline normatiiv, et auto peab olema seal keskuse ukse ees, mitte seal taga, kus oleks parkimiskohti, vaid ma pean saama ikkagi selle näidata külarahvale, et mul on uus liisingu auto, sain just teile kätte, näed, lähen nüüd siin, ostan süüa, et tegelikult tegeleme mingi täiesti jaburate asjadega, aga see on hetkel see olukord ja kas me siit kuidagi välja rabeleme, tahaks näha. Ja me 6 isegi kui ei panda seal tõesti selleks, et seal peab olema kindlasti kõrgharidus ja me istume kõik ühes omavalitsuses või linnas. Ma usun, et meie omavahel suudaksime panna sellise plaani paika, mis tegelikult võiks töötada. Aga need ideed ja mõtted, kõik, mis me siin räägime, me tegelikult teame neid kõike ju. Kuidagi minu jaoks on ka võimatu aru saada, et see, mida me siin oleme välja toonud, on vale, see on puhas tõde, aga ometi me ei suuda selle reaalellu panna. Ja see Kaitseväe näide lihtsalt põhimõtteliselt selle peale on hea nagu kõike minu jaoks rajada, on see, et me peame ühel hetkel tunnistama, et see plaan ei tööta täna, nagu üldse ei tööta. Et nüüd me peame mitte üks asutus, lapsevanem, lasteaed, kool, tagasi tegema sammu või tulema uuesti kokku, mõtlema läbi. Ehk et Kristina, sina tuled Saksamaalt, et mis mulje sul seal jäi, sest ma arvan, et see probleem on üleüldine, et seal ei ole üldse küsimust, aga kõik peavad kuidagi hakkama ju lahendama midagi, sest vastasel juhul me paneme, ja ma olen võib-olla isegi ka nõus sellega, et me kihutamegi praegu hirmsooga vastu betoonseina. Kui palju peab sinna betooni niimoodi vastu panema, et me äkki midagi aru saame või tegelikult äkki lahendust ei olegi enam sellisel kujul praegu? Sa vaatad minu otsa, aga mis see küsimus siis oli täpselt? Küsimus ongi see, et mis näiteid on veel, vaat sa ütlesid ennem, et mina teen lihtsalt selle, ütleme, et mustvalge näite, et minu jaoks on see nagu piisav teadmine selles, et see süsteem täna tegelikult ei tööta. Et mida me tegema peaksime, et saada nende vahenditega, mis meil on, omavalitsus, iga inimene ise, perekond, kool, et tegelikult meil on väga palju eriarvumusi seal, kui see süsteem täna ei tööta. Et mida peaks tegema, et see süsteem tööl hakkaks? Tuleb ikkagi selles mõttes, ma arvan, rääkida sellest kõige lihtsamast, et kuidas me saame integreerida seda liikumist sellesse igapäeva ellu. Et tegelikult see retsept ei ole üldse keeruline, eks ole. Aga kui ma teaksin vastust sellele, kuidas seda teha, siis me ei istuks täna siin. Aga näiteks Berliini näitel seal oli tehtud väga suuri investeeringuid kergliiklusteedesse. Rattaga käimine on absoluutselt normaalne.
Ja Covidi ajal ehitati rattateid agressiivselt juurde, sellepärast, et see oli turvaline viis liikuda. Ühistransport ei olnud turvaline viis Covidi ajal liiklemiseks. Aga meil siin sellisel hajualadel tekib täiesti erakordne matemaatiline probleem, et ühistransport, kergliiklusteed, et milliste vahenditega need ehitada, eks ole. Ma ei tea, ma ei ole ise seda matemaatikat teinud, võib-olla see ikkagi on kulutõhus ka siin, nagu tõesti sellistes väikestes keskustes. Ja see võiks nagu olla lahendus. Ja ma veel kord rõhutan, et Eesti on äärmiselt autokeskne ühiskond. See peab lõppema. Et see mõttemaailma muutus tegelikult minu jaoks oli üsna šokeeriv, et kui palju keskmiselt rohelisemalt mõtleb sakslane. Muidugi nad on meist arengust mitukümmend aastat ees. Aga juba see, et sakslane, kui sa ei liigu tervise pärast jala, siis sa liigud jala või rattaga sellepärast, et see on rohelisem. Me mõistame kliimaväljakutset, me mõistame katastroofi, me tahame elada puhtamas ja müravaesemas keskkonnas. Et kui Eestis ka ükskord see klikk ära käib, siis võib-olla me saame astuda järgmise sammu. See on nii hea, et sa praegu siit lõpetasid, sest et ma arvan ka, et need põhjused või see tulem tuleb väikestest asjadest. Aga mina olen väga tugev uskuja, et see, kuidas me mõtleme, see, milline on meie mõttemuster, mõttemall, seda siis me ka teeme. Et kui me mõtleme endast kehvasti, siis me tunneme ennast kehvasti. Kui ma mõtlen endast positiivselt ja sellises nagu avatud vaates, siis ma olen ka õnnelikum inimene. Päeva lõpuks minu jaoks isiklikult, ma duubeldan seda, ma ei tea, kuidas seda muuta, aga mis minu jaoks muutus oli see, et ma tegin endale selgeks, kirjutasin päriselt üles, mis on minu elu põhiväärtused. Ja kui sinna ikkagi mitme aasta jooksul neid sellist nagu väärtuste harjutust, mul on üks selline asi, selline praktika, mida ma teen, seal tuli kogu aeg jooksvalt läbi liikumine, siis ma saan aru, et liikumine on minu põhiväärtus elus. Ja kuidas ma siis ei liigu, kuidas ma ei tee trenni, kuidas ma ei spordi, kui see on tõesti minu põhiväärtus. Ja me natuke, Margus, sinuga enne rääkisime ka, et me rääksime veidike motivatsioonist, eks ole, ja võib-olla ka sellest, et kas see motivatsioon aitab, et minu jaoks on eesmärk väga oluline, see, mis mind kannustab asju tegema. Ja minu eesmärk on see, et mina tahaks ka olla 80-90 aastaselt suuta liikuda, käia matkamas, ma ei tea, kellega iganes siis olla aktiivne. Ja kui ma seda praegu selleks ennast ei valmista, siis ma ka 80-90 aastaselt seda teha ei suuda. See on minu eesmärk, see on minu põhiväärtus, et võib-olla iga üks meist peaks natuke mõtlema, et mis on sinu põhiväärtused, mille pärast sa üldse oled siin maailmas, miks sa elad. Ja kui sa leiad selle liikumise sealt nende põhiväärtuste seast, siis ma usun, et on ka palju lihtsam trenni ennast vedada. Aitäh. Eelmine aasta ma andsin gümnasistidele ühte sellist valikainet nagu pealkirjaga teadveloleku kunst. Ja see oli juttu sellest, et kuidas ma oma ööpäeva paika saan panna niimoodi, et mul on hea, tal on hea ja meil kõigil on hea. Ja mina olen viimased 5 aastat saanud asja paika niimoodi, et mul on rutiinselt iga päev meeles, et Ilmar, nüüd sa lähed, teed oma 10 kilomeetrit ja distantsi valid ise, kas lähed sinna, aga sa teed selle asja ära. Ja ma ei saagi. See ongi rutiin minu sees, mis ütleb, et ma pean liikuma iga päev. Ja ma ei saa ilma selleta. Ma ei saa ilma selleta enam hakkama. Ja niisama lihtne see ongi. Ja ei, täiesti nõus ja ma olen samamoodi välja vasakule ja paremale, ega ma tihti ei teagi suunda ja mul ei ole isegi eesmärk, aga ma pean välja minema, sest ma tean, et see on hea ja see teeb mind paremaks ja annab mulle energia ja selle energia pealt ma suudan üldse midagi teha. Ja kui ma olen nüüd mingil ringil, siis mul alati ikkagi see, et kurat ei viitsi, et teeks ikka siit mingi väikse lõike ja mul tuleb alati meelde Kundesvani raamat, kus ta jäi treenerile vahele lõikamisega ja siis treener ütles, et mehekene, võiduni ei ole otse tiid. Et võiduni otse teed ei ole, kui keegi üldse võita tahab, aga mina panen endale, juba ma olen 20 aastat tippspordist eemal, ma panen endale lihtsalt selle, natuke kohandan seda mõtet, aga ütlengi, et tegelikult kui 90 aastaselt tahad päris hea olla veel, kepiga kas või liikuda. Võib-olla mina ei kujuta ette, kui ma 90 välja vean. Mis asi see on? Abivahend, okei, sorry.
et siis see pikk plaan peab olema ja see on see minu hetk, kus ma ütlen, et noh, sinna 90-ndani otseteed ei ole, et ma pean kogu aeg ikka ringiga minema. Aga vaadake, kiirelt aeg käib ja aeg otsa saab, et ma lihtsalt ühe mõtte viskaksin veel õhku, mis puudutab nüüd omavalitsusi. Ja minu jaoks natuke on ikkagi see teema täna viimaste aastatega nagu kogu aeg nagu järjest rohkem tuleb välja. Me elame nagu väga stressirohkes keskkonnas. Ehk me oleme kuidagi nagu väga lihtsalt lähme üksteisega konflikti. Nagu väga lihtsalt see käib. Ma ei tea miks, aga see käib ja mul on hea näide. Ma praegu pesitsen enamasti Tartus ja mõtlesin, et Tartus võiks ka midagi ära teha ja mitte nõuda omavalitsuselt, aga omavalitsusega peab läbi saama, sest mul on maad vaja, et noortele luua siis selline keskkond, kus nad tuleks sealt arvuti tagant välja, tuleks seinte vahelt välja ja nad tuleks õue, värske õhu kätte. Siis Eestis on 4 aastaaega ja see asi võiks olla niimoodi, et 12 kuud saab teha. Ja kuna omavalitsustes on tihti peale, et sport on antud, Tartus on Tartus sport olemas. Selline, kes juhib siis neid erinevaid infrastruktuure. Ja ma käisin 3 koosolekul, kohvi sai palju joodud ja siis ma sain 3. korral sain aru, et see on nagu ajaraisk. Mul ei ole võimalik seda edasi minna, sest need, kes peaks mind aitama, ehk see koostöö, nad ei julge teha midagi, sest sealt tuleb nagu see sama poliitika, mingid hääled kuskilt hakkavad pihta, kuigi me kõik teame, et teeme õiget asja. Siis ma sain ühest asjast, ma olen linnapea juurde ja et äkki midagi on võimalik muuta. Läksin, asjad hakkasid muutuma. Ehk et sellise koostöö otsimise kohta on ja nüüd ma olen jõudnud siia kohta 2 aastaga, et omavalitsuselt ma ei taha mitte midagi. Peale selle, et nad annavad mulle 5 aastaks võimaluse kasutada seda maad ja ma investeerin täna sinna koos sponsorite, heade inimestega 60-70 000. Mul on täna umbes 10% puudu ja nüüd ma võtsin põhimõtte pärast, ma lähen uuesti omavalitsuse juurde ja räägin nüüd, et äkki tulete ka punti. Ehk et see on see mõte, et ma alustasin sellest mõttest ikkagi lõin tiimi, et teeme koos ja me teeme õiget asja ja ärme loodame kellegile teisele kui ainult iseendale ja see idee, mõte, et saada lapsi rohkem liikuma, peaks olema selline, mis kutsub. Kui ma ei saa kedagi kaasa endaga, siis ma tegelikult juba see idee on vale. Ma viin ellu mingit oma ambitsiooni, millega tegelikult sa nagunii kaugele ei jõua. Ehk see mõte, idee, kui me tahame kuhugi jõuda, peaks kaasama oluliselt rohkem inimesi. Ja nüüd mul on lõpusirge minna, võib-olla saan tehtud, võib-olla ei saa, aga ma usun, et saan. Et see on see mõte see omavalitsuste asjadega, et mitte ma ei lähe kõigepealt omavalitsuse juurde öelda, et mul on head mõtted, andke raha siia. Ehk see on sama mõte, kui tulla iseenda juurde. Et kui, kes see mind ikka liikuma peab, isegi Sandra trenni ei suud, ma ütlesin, mul on kulukad, ma ei tule kuhugi, ma olen Raitsiga seal ääres ja kiigutame lapsi. Ja seal sa olid oma teksades. Ja siit kõlab ju väga palju läbi seda sama, et loomulikult tuleb ise kõigepealt panustada ja nüüd, kui natuke sinna ühiskonna poole minna, et siis tegelikult, mida mina otsin koostööpunkte. Ja kui ma seda ei leia, siis ma ka nagu ei hakka nii-öelda vastu betoonseina minema, siis ma saan ka aru, et tegelikult ei ole aeg küps. Aga millegi pärast mulle tundub ütleme, et kui teleka lahti teed, ma ka, issand jumal, ma olin väga kõva filmide vaataja ja poliitika vaatleja ja nii edasi. Täna ma ikkagi praktiliselt, ma ei julgegi seda enam vaadata, sellepärast, et mingid mõtted hakatakse minu eest juhtima. Et kuidagi nagu selline hirm on juba tulnud, et ma proovin ainult ise ennast usaldada ja neid inimesi, kellega siis koos asju saab teha. Millegi pärast, ma ei tea, kas teil on kuidagi samamoodi või ei ole, et te olete kuidagi, teil ei ole nagu tunnet, et stressi on natuke rohkem ühiskonnas? Sa ütlesid, et konfliktid tekivad hästi palju kiiremini, eks ole. Ja mulle tundus, et sa ütlesid seda niimoodi, et konfliktid tekivad ja see tekitab stressi. Aga mulle tundub, et need konfliktid tekivad, sest inimesed on stressis. Et kui me oleks nagu enda sees võib-olla kindlamad, ma ei oska seda paremini öelda, võib-olla endaga rohkem rahul, siis oleks ka vähem seda rahulolematust väljapoole. Ja seal lihtsalt see stress tekibki. Kõige lihtsam, ma tean, kuidas stress ei teki. Ma ei sekku nendesse asjadesse, ehk ma ühiskondlikesse asjadesse ei sekku. Ehk et ma ei sekku siis, nii-öelda, kui sa kellegi eest midagi küsima ei lähe, siis kui tegelikult probleemi ei ole. Kui sa kutsud kaasa, lood nagu ise võimalusi, siis tegelikult probleemi ei ole. Aga kui sa teed selle sammu, siis iseenesest on seal konfliktsust natuke rohkem minu jaoks vähemalt juba sisse kirjutatud. See on nagu see mõte ja ma näen seda nagu üleüldiselt, et ka poliitiliselt, kui nemad on ju need, kes peaks seda asja edasi viima või neil on otsusõigus, me oleme neile mandaadi andnud, aga kui vaatad neid isegi oma vahel, siis ma näen, et seal ei ole nagu seda
noh, ei ole nagu seda, et elame kõik koos 90-aastaseks, nagu see, minu jaoks on see nagu kaduma läinud natuke, et see on nagu see asi, et miks on hetkel nagu kuidagi raske edasi liikuda, noh, tervetena, liikuvatena või siis, et meil oleks sellised kindlad eesmärgid, kuidagi need on natuke hajusaks läinud minu jaoks. Selle stressiga seoses on siuke vahva lugu, et veits nagu jama meie organismiga, et stressi taluvus evolutsiooni käigus ei ole läinud mitte grammi võrdki paremaks. Ja praegu, kui sa siin istud, siis sinu aju on ikka veel seal kaugel savannis. Nüüd, kui sa võrded seda, et sa nägid seal savannis elades kogu oma elu jooksul sama palju inimesi, kui sa näed täna ühe päeva jooksul kokku. See on juba päris suur stressi vahe ja mis on kindlasti suur vahe on see, et muru niidab robot, tolmu tõmbab robot, eks ju, kulle laseb kella, saad oma toidu kätte, lähed uksest välja, seal on Bolti tõuks või Bolti auto, on ju, kõik asjad, et siuke elementaarne asi, see liikumine, mis tegelikult ju natukene aitabki stressiga tegeleda, sest aju jaoks ei ole vahet, kas on positiivne või negatiivne stress, liikumine on samamoodi stress, aga lihtsalt järgmine kord, kui seal poe järjekorras keegi käruga otsa paneb, siis näidik ei lenda sul punasesse, vaid on rohkem zen, eks ju. Et see, et meil on seda pingelisust ja kõike nagu liiga palju, noh, see ongi üsna hästi seotud selle liikumise endaga, sest et meil on ära ununenud see esmane asi, et me oleme mõeldud liikumiseks, et jalad ja käed on meie küljes selle jaoks, et liikuda. Lauri Pihkala kirjutas kuskil 100 aastat tagasi raamatu. Ta oli arstiharidusega Soome härrasmees ja tark mees ja seal jagati teadmisi näiteks, et toitumisalane teave oli selline, et süüa tuleb nii palju, et vats ei rebeneks. Praegu võib kassapidaja toidupoes pidada ka sulle 10-minutise loengu, et mis on mikro- ja makrotoitained umbes ja mis on rasvad ja süsivesikud ja kuidas kõike peaks tarbima, eks ju. Et meil on meeletult palju teadmisi, kas me neid ära ka kasutame, vist väga mitte, eks ju. Samas positiivse külje pealt me võiks vaadata seda, et me oleme sekkunud, meil on olemas liikuma kutsuv kool, kus väga palju pantakse sellele rõhku, et kõik ainetunnid oleksid liikuvamad ja nii edasi. Kõik sellised koosviibimised, lihtsalt see probleem, mida me lahendame, seda me ei lahenda niimoodi, noh, seda on vaja kõvasti saagida, aga ja see ei käi üle öö. See, et sa 3 tundi viskad rahvastepalli ja siis järgmine nädal oled lennukiga Sydneys ja viskad juba kümnevõistluses oda, no see ei käi päris nii, on ju. Et selleks on vaja samm-saaval minna, eesmärk peab olema kõrge, nagu Raido ütles, aga peab olema natuke kannatikum ka, võib-olla, kui me praegu tahame. Mul oli küll üks mõte, aga see läks rändama. Aga ja see minu jaoks tundub. Aga see minu probleem vist. Jah, see on muidugi õige. No, üks faktor on muidugi jah, see liikumine, millel on iseenesest nagu stressi reguleeriv võime. Teine asi, ma ikkagi rõhutan kogukonnad, et seesama, et kuidas me elasime varem hõimudena ja kuidas meil on täna selline paradoksaalne hüpervõrgustunud maailm ja samas me tunneme nii eraldatuna ennast. Ja kolmas asi, mis ma tahan välja tuua, on see, et teadmised või noh, meie ühiskonnas ei ole info ja teadlikkuse puudust. See ei määra mitte midagi. Me võime loopida seda teadlikkust inimeste suunas nii palju, kui me tahame, aga kui neil puudub võime seda vastu võtta, siis ei muutu mitte midagi. Et tegelikult inimese käitumise regulatsioon tuleb ikkagi läbi kõrgemate ajuosade, eks ole, ja see on mõnes mõttes treenitav oskus, seda saab treenida, me saame saada paremaks enda käitumise reguleerimisel ja suunamisel, aga me peame aru saama, et niipea, kui me kogeme mingisugust stressi, siis võtavad nii-öelda primitiivsemad ajuosad meie käitumise üle ja me lähme sellele autopiloodile, kus me tegeleme ellujäämisega. Ja siis ei ole meil selle targa infoga mitte midagi peale hakata, eks ole.
et see on nagu sarnane näide näiteks, kui miks teismelised on riskialtid, eks ole, see on väga eakohane käitumine, tuleneb otseselt sellest, milline on nende aju areng, eks ole, ja nad saavad väga hästi aru, et mõned otsused ei ole targad, näiteks ei tasu minna mingi joobes juhi autosse, nad saavad aru, ega nad rumalad ei ole. Aga nad ei suuda selles olukorras õiget otsust teha. Ja samamoodi on inimesega stressis, eks ole. Et ma tean küll, et ma ei peaks ostma poest seda pakki krõpsu või ma tean küll, et ma peaksin minema trenni. Aga kui ma tegelen päevast päeva mingi stressiseisundiga ja nii-öelda mu aju on ellujäämis nagu kursil, siis ega seda normaalset käitumist sealt ei tule. Ehk siis me peame tegelema nende stressi maandamise ja kogukonna tunnet toetavate tegevustega, siis saavad ka sündida targad otsused. Ja nagu stressi juhtimisega ka, et tegelikult ega stress ei ole ju halb, et meil on vaja, kehal on seda tarvis, aga lihtsalt, et mulle tundub ka, et seda nagu liiga palju on siin või inimesed ei oska nagu hakkama saada sellega. Ma ütlen vahepeal siia ühe väikse poliitilise mõtte, et lõppemas on volikogu volitused ja toimuvad sügisel uued volikogu valimised. Ja kui aus olla, siis seal nimekirjas, mis on ära tehtud, ka selle sama teema huvides, liikumine, sportimisvõimalused, käimisvõimalused, rattaga sõitmise võimalused ja nii edasi on ju, see nimekiri oli pikk ja see nimekiri jätkub, et vähemalt Võru vallas proovitakse edasi liikuda niimoodi, et kõikidel inimestel oleks võimalik liikuda. Kui sa tahad liikuda, siis sa saad liikuda, sul on kõik tingimused selleks olemas. See on kõige tähtsam. Edasi sõltub kõik sinust endast. Algab ikkagi tahtest. Ja, et Võru vallas nüüd hakkab niimoodi olema, et kui sul isegi tahtmist ei ole, infra on lihtsalt nii hea, et sa lähed. Nii, ja nüüd kõik ütlevad ühe mõtte veel ja ma tahaks seda mõtet, et siin on nii palju inimesi, et mul on nii palju häid tarku inimesi siin, et kus ma ikka targemaks saan kui läbi raamatu. Üks raamatu soovitus ja siis tõmbame selle debati kinni. Üks raamatu soovitus, alustame sealt. Anders Hansen ja kumb ta nüüd oli? Sandra ütle, ta oli... Depressiivne aju. Tugev aju oli selle raamatu nimi. Jah, see on ka hea. Ja. Ekraani aju on ka väga hea. Ja, ekraani aju on ka veel, jah. Ühesõnaga, Anders Hansen, mis ta kirjutab, kõik on puhas kuld. Soovitan. Mul on see probleem, et ma eesti keeles ei loe. Aga üks raamat, mida ma lugesin eesti keeles, Jaan Aru, selles mõttes Eesti absoluutne tipp ja klassik, et juba oma eluajal. Loovusest ja logelemisest. Miks ajul peab laskma ka igavleda, et mitte kogu aeg nina ekraanis olla? Kuna 2 liikumisteemalist soovitust juba tuli, siis ma lihtsalt soovitan, et lugege vahepeal ilukirjandust ka. Teate, mina ei jaksa enam lugeda neid enesearengu õpinguid, ma olen nii väsinud sellest. Ilukirjandust on suurepäraselt hea lugeda ja sellest on väga palju õppida. Soovita siis üks hea ilukirjanduslik teos? Viimane, mis ma lugesin, see oli ka inglise keeles, kas see on okei või? Ma ei tea. Mulle väga meeldib ulmet lugeda, et lihtsalt ennast natuke lennutada mingisugustesse teistesse kohtadesse. Ma korra mõtlen, äkki tuleb mingi hea mõte veel lisaks sellele. Raits, pane, treeningpäevik. See on juba distsipliin, et ma 98. aastast kuni eelmise aastani täitsin käsitsi treeningpäevikut. Et ma võin seda anda lugeda, et ma ise tegelikult ausalt raamatu inimene ei ole, et ma pigem olen sellel ajal liikuvuses. Ma pakkusin ühe variandi välja juba, teadveloleku kunst on ju, lugege seda, sõbrad. Ja teine asi, millest ei saa ümber, üle, mööda, ei vasakult, ei paremalt, Oskar Luts Kevade. Väga hea ja mina ütleks, et mis aitab edasi või minu jaoks, vaata, kui me elame siin väga mugavas keskkonnas ja tegelikult on meil elu läinud kordades paremaks, kui oli aegu tagasi. Ja mind alati toob ikka maa peale kas või 5 lehekülge, kui ma loen Tõde ja õigust. Siis ma saan aru, et siis pidi pingutama, et ma pean ikka natuke veel juurde panema. Nii, aga aplaus kõigile, kes siin.
tänane päev hakkab seminari mõttes otsa lõppema, aga välja minna siis mõned sammud veel teha. Aga suur aitäh kõikidele esinejatele, paneelis osalejatele, kõikidele registreerunutele, kes kohale tulid, et ma loodan, et meist igaüks, kui sai siit ühe mõtte kaasa, siis tegelikult on see üritus juba korda läinud, et aitäh kõigile. Ja ärge nüüd teie ära jookske siit. Tänud, Raits. Sinne võib panna võid siia tooli peale panna.